Tere! Oled tulnud kuulama ja vaatama Pesitsusrahu saadet, kus täna on külas Marko Mägi ja Liina Steinberg. Esiteks küsingi kohe Liina ja Marko teilt mõlemilt, et kuidas te olete jõudnud selleni, et te seisate pesitsusrahu eest ja üldse lindude kaitseks väljas? Marko, äkki sina alustaksid, palun? No mina puutun sellega kokku tööalaselt, kuna minu töö Tartu Ülikoolis linnuökoloogia teadurina töötada, siis minu igapäevased tegemised seonduvad otseselt lindudega ja nende tegemistega. Nii et kõik, mis puudutab ka lindude pesitsemist ja pesitsusrahu moel või teisel, jookseb igapäevaselt minu töölaualt läbi. Nii et ma ei saa sellest kohe kuidagi mööda vaadata ja mul tundub, et selle pesitsusrahu kampaaniaga aasta-aastalt astutakse võib-olla väike sammukene edasi ja eks näha ole, kuhu see lõpuks välja jõuab. Aitäh! Liina? Nii, mina olen linnuhuviliseks ilmselt saanud isegi varem, kui ma hakkasin tegelema metsakaitsega. Ja see suurem huvi tekkis mul eelkõige oma maakodus viibides. Ja kui olla juba linnuhuviline omamata erinevalt Markost sellealast haridust, siis paratamatult varem või hiljem jõuab sinuni teadmine, et päris paljudel linnuliikidel, nii põllulindudel kui ka metsalindudel, inimtegevuse pärast meil kõige just väga hästi ei lähe ja siis tulebki asuda nende kaitseks tegutsema. Ma siin täiendaksin veel võib-olla, et ega see ornitoloogiline haridus, seda ongi Eestis kole keeruline omandada, sest et ega ametlikult keegi ornitoloogia ei koolitagi. Nii et, aga selliseid zoolooge või keskkonnateadmistega inimesi, kes lindudega igapäevaselt tegelevad, selliseid on Eestis, ei saaks öelda, et ühega näppudel võib üles lugeda, aga neid ei ole just ülemäära palju, aga küll on Eestis õnneks väga palju väga heal tasemel linnuhuvilisi, kes mõnikord annavad ikkagi silmad ette ka professionaalidele. Ma küsin kohe vahele, et kas on nüüd rumal küsimus, aga et meil on olemas selline asi või selline mõiste nagu ornitoloog, aga selleks õppida ei saa või? Otseselt minu teada küll kuskil kõrgkoolides ei koolitata ornitolooge. Ega minu doktorikraadi peal ei ole ka kirjas ornitoloog. Ma olen siiski zooloog, aga ma olen terve oma teadusliku karjääri siis tegelenud lindudega, et ei ole otseselt imetajatega ega teistega tegelenud, et valdavalt ikkagi ainult lindudega ja teisi loomi muidugi ma tunnen ja tean ka, aga jah, võin öelda, et ma pigem olen ornitoloog kui terioloog. See on väga huvitav fakt. Aitäh selle jagamise eest. Enne kui me lähme päriselt põllulindude juurde, siis Liina, äkki sa räägiksid lühidalt petitsioonist, mis puudutab siis pesitsusrahu ja siis ka pesitsusrahu kampaaniast hästi vähekene, sest sellest me oleme tegelikult igas saates veidi rääkinud. Ja, pesitsusrahu kampaania on meil nüüdseks kestnud juba üle kuu aja. See algas 15. märtsil ja esmaspäeval uue sammuna me algatasime pesitsusrahu petitsiooni, mis on juba saanud kokku 1000 allkirja ehk Riigikokku ta kindlasti läheb, aga mida rohkem, seda uhkem loomulikult ja me kogume neid allkirju veel mõnda aega edasi. Ja selle petitsiooniga me soovime saavutada seda, et meil oleks siis pesitsusrahu kõikides metsades, nii riigi- kui erametsades 15. aprillist kuni 15. juulini ehk kuu aega kauem, kui praegu RMK seda pesitsusrahu peab. Ja et kaitsealadel oleks lindudel pesitsemiseks rahulik aeg 15. märtsist kuni 31. augustini. Ja loomulikult sellest pesitsusrahust võidavad ka teised metsaelanikud ja võidab ka metsamuld.
mitte ainult linnud. Aitäh. Jah, ma vaatasin enne saadet, neid allkirju oli juba üle 1100 ja tõesti see ju näitab, et väga paljudele inimestele see korda läheb, et tuleks siis ühiskonnas võib-olla see muutus ära teha või siis mitte teha, aga siis võtta see konkreetne seisukoht, et me siis seda ei tee ja võib-olla siis põhjendadagi, et aga miks me ei tee, sest praegu tundub olevat pigem selline, et justkui on seaduses kirjas, aga justkui keegi ei pea ja mis siis on, et üldse mingisugust vastutust nagu keegi ei võta, mulle tundub isiklikult. Marko, äkki põllulindudest, et linnud ei pesitse ju ainult metsas. Kas mujal pesitsevatel lindudel on head elutingimused? No kui rääkida põllulindudest, siis ja neid võrrelda metsalindudega, siis võib vist öelda, et metsas on veel lood võrreldes põllumajandusmaastikega suhteliselt head, sest et see, mis on põllumaastikega toimunud, seal on linnud isegi rohkem kannatanud kui teistes elupaikades, sest see inimese tegevus, tema haare põllumaal ja maastiku ümberkujundamisel on ikkagi sellisel määral toimunud viimase paarikümne aastaga, mida loodus nii kergesti ära ei suuda seedida. Ma ise kasutan sellist väljendit, et kui loodus üritab meil siin vaikselt evolutsioneeruda, siis paraku mujal valdkondades, kus inimese käsi mängus on, seal toimub pigem revolutsioon ja see evolutsioon ja revolutsioon paraku ei suuda ühte sammu astuda. Nii et kui tuua sihuke piltlik võrdlus, kui maaharija tahaks, et linnud suudaks temaga tempos püsida, siis võib-olla ta peaks igal aastal oma põllulappi suurendama ainult 1 ruutmeetri võrra. Siis on lootust, et ka linnud suudavad sellega kohaneda, aga ma ei kujuta hästi põllumeest, kelle sissetulek ongi maa harimine, et ainult 1 aastal 1 ruutmeetri võtaks põldu juurde, siis tõenäoliselt see ei ole tema jaoks väga mõttekas tegevus. Aga siit kohe tuleb palju küsimusi, ma lähen ühte rada pidi. Mida ta siis tegema peaks või? Kui sa ütled, et mida ta teha võiks, aga mida ta ei tee, siis mis variandid seal üldse on, et kuidagi käsi käes saada tegutseda? No põhiline, mis avamaastiku lindudele, põllulindudele kurja teeb, ühte konkreetset põhjust on muidugi raske välja tuua, neid on mitmeid. Üks kõige olulisem, nagu paljude organismide puhul on, tuleb vaadata seda elupaiga muutust ja selle muutuse kiirust ja põllumaadel on kindlasti see muutus toimunud hästi kiiresti. Võime küll öelda, et inimene on siin põldu harinud võib-olla viimased 5000 aastat, aga nendest nii-öelda tänapäevaste meetoditega me võime rääkida sellisest plahvatuslikust maaharimise kiirenemisest ja intensiivistumisest siin viimase paarikümne aasta jooksul. Nii et see on oluliselt seda maastikku meil muutnud ja sellega paraku paljud linnud ei ole suutnud kaasas käia. Varem olid meie põllud pigem mitmekesisemad, viljad, mida seal kasvatati, olid mitmekesised. Loomulikult ei olnud see põldude pind nii suur, nad olid liigendatud rohkem. Isegi mina oma lapsepõlvest mäletan veel põllumaid, mis ikka ühest põllu otsast teise pilk ulatus ja olid näha, kus põld ära lõpeb. Tänapäeval mõnes kohas ikkagi vaatad, et see põld kaobki maa kumeruse taha ära ja võib-olla läheb veel teist sama palju teisel pool edasi. Aga sellised suuremahulised põllud, monokultuursed kindlasti ei soosi ja sellega intensiivse suure monokultuuri kasvatamisega paratamatult käivad kaasas ka kõikvõimalikud kemikaalid, pestitsiidid, mis on mõeldud siis umbrohu hävitamiseks, aga paratamatult nende tõttu kannatab ka sealne mikroelustik. On kõigile ilmselt teada, et putukate rohkus selle tõttu põldudel väheneb. Putukad on reeglina pesitsevate lindudele A ja O, mida nad ise söövad, poegadele toiduvad, kuid mitte ainult putukad ei kannata selle tõttu, vaid ka mulla mikroelustik,
mille tavapäraselt ei osata isegi tähelepanu pöörata, kuid kui mõelda toiduahela toimimisele, siis see esimene lüli võib-olla, kust see energia sinna taimedesse saab, siis me peame ikkagi eelkõige mulla alla minema ja vaatama, mis seal mullas toimub. Mulla mikrobioloogia ja see mikroelustik, kes seal elavad, see on äärmiselt oluline, kes aitavad taimedel toitaineid omastada sealt ja kui seda nüüd liiga palju rikkuda, siis on selge, et kannatavad ka järgmised toiduahela lülid ehk siis putukad ja siis omakorda linnud ja nii edasi ja nii edasi ja tulemuseks ongi see, et me võime Euroopas siin rääkida, sõltub, mis allikaid vaadata. Mõned ütlevad, et viimase 30 aastaga on vähenenud põllulindude arvukus 60%, mõned natukene vähem, aga need protsendid on siiski üsna hirmutavad. Loomulikult on ka selliseid liike, kes piltlikult öeldes hõõruvad käsi ja on sellest intensiivistamisest võitnud, kuid võrreldes kaotajatega on pigem neid üksikud. Paar küsimust kohe, et kui nüüd need lindude arv nagu väheneb põldudel, kas see kuidagi on põllumehele kahjulik või? See sõltub põllumehe vaadetest, aga kui ökoloogiliselt vaadata, siis jah, sellel ei ole kindlasti põllule positiivne mõju. Esimese hooga tuleb kohe meelde Hiinas tehtud põllulindude peletamine, kus üritati kõik põldvarblased põldudelt minema ajada ja nende arvukust kõvasti vähendada, mis lõppes sellega, et lõppkokkuvõttes need põllukahjud suurenesid, sest et linnud sõid ära ikkagi suure hulga neid kahjurputukaid, kes riisisaaki hävitasid ja lõppkokkuvõttes olid kulud nende pestitsiidide peale suuremad kui need varblastest saadud kulud. Nii et seda võib ka näiteks täheldada muudel hilisematel aegadel. Siin mul meenub just suhteliselt hiljuti see on küll Põhja-Ameerikast, Californias, kus maasikakasvatajad maasikapõldudel võrreldi näiteks, kui palju siis linnud kahju teevad ja kasu toovad, siis lõppkokkuvõttes selgus, et linnud, kes põldudel käivad marju nokkimas, võtavad sealt loomulikult mingi väikese protsendi, aga see kasu, mida nad toovad putukaid hävitades, kes omakorda seal maasikaid ära söövad, tasakaalustab selle ilusti. Nii et põhimõtteliselt see põllumees, kes näeb suure hulga vaeva sellega, et linde oma põllumaalt minema peletada, siis see kohati tundub nagu sõelaga vee kandmine, et sellest kokkuvõttes suurt tulu ei ole. Et pigem on mõistlikum lasta lindudel võib-olla seal põllumajandusmaastikul talitleda. See muidugi sõltub kultuurist, mida kasvatatakse ja võib-olla ka konkreetsest perioodist. Kui rändeperioodil peaks mingi suur linnuparv mingi selle kultuurile peale lendama, siis tõenäoliselt võivad seal mingisugused kahjud olla, aga niisuguses tavasituatsioonis, kui me räägime pesitsusaegsest lindude mõjust, siis sellist märkimisväärset kahju ma nüüd kohe küll ei tea, et kuskil oleks väga täheldatud. Aga kuidas siis on, et ühest küljest tekib siis nagu tunne, et kas põllumehed siis ei tea seda või miks nad siis nagu teevad nii, et need linnud nagu ära kaovad. Ja teisest küljest, kas ornitolooge, ökolooge, selliseid loodusteadlasi, kas neid usaldatakse? Sest minu mulje on veidi nagu selline, et ikka tekib mingisugune sõda meedias, et justkui talunikest ei peeta miskit, on ju, et ei taheta üldse arvestada, et neil on ju mingid kahjud ja et kõik need, kes loodust kaitsevad, need on üldse mingid ullikesed, nad ei saa üldse arugi, mis asi see toidu ja taimede kasvatamine on. Et mis selle kohta, Marko, kuidas sa seda kommenteeriksid, palun? See on üks äärmiselt põnev teema, mille peale ma mõnikord ärkan õudusega öösel ka üles ja mõtlen selle peale, et ma tean, et mul on järgmine päev kohtumine mingite ametnikega, kellega ma ei pruugi ühel meelel olla, et kuidas seda kommunikatsiooni niimoodi teha, et mina saan aru, millest nemad räägivad ja nemad saavad aru, millest mina räägin. Ja
tihtipeale see ongi kõige suurem probleem. Kui suuta need barjäärid ületada, siis reeglina saadakse ka teineteisest aru. Aga see kommunikatsioon kipub olema tõesti selline, et seda on keeruline teha. Sest minu arust on mõned sellised tüüpilised vead, mida eri osapoolte vahel läbirääkimiste pidades tehakse, kus näiteks üritatakse mingite endale teadaolevate raudkindlate faktidega see vestluspartner paika panna, suruda ta piltlikult öeldes nurka ja öelda, et vaata sellised faktid, et katsu nüüd aru saada sellest, aga arvestamata seda, et see teine osapool, ta ei tea mitte midagi sellest, tal ei pruugi ollagi ökoloogilisi teadmisi ja sellisel puhul juba ma ütleksin, sellised läbirääkimised on eos juba määratud läbikukkumisele, kui sa ei püüagi teha asju selgeks teisele osapoolele hästi lihtsalt. Aga selleks on omad vahendid, põllumehed, ma ütlen, nad ei ole kindlasti rumalad inimesed. Üksikud hääled, mis võib-olla meedias kõlavad ja kajavad hästi kõvasti, võivad olla võimendatud, aga minu isiklikud kogemused on näiteks sellised, et paljud põllumehed saavad väga hästi aru, kui sa neile räägid, et millised probleemid põldudel on. Ja nad saavad aru, et jah, et nad peaksid midagi muutma. Ja siin me jõuame sellele kõnekäänuni, et öeldakse, et kala mädaneb peast. Ma nüüd ei taha öelda, et põllumehed peast mädanevad, jumala eest, ärge seda keegi arvake nüüd, vaid et väga raske on süüdistada põllumeest selles, et kuidas tema põllul toimetab, kui üldine süsteem soosib sellist põllul toimetamist. Kogu see meie põllumajandus, poliitiline regulatsioon on selline, mis on ette andnud põllumehele mängureeglid. Põllumehed jälgivad neid üsna täpselt, nad majandavad täpselt nii, nagu nendel optimaalne on. Täpselt nii, nagu loomad üritavad looduses hakkama saada optimaalselt. Võimalikult vähe energiat kulutada, saades sellel ajal võimalikult palju tulu ja põllumees toimetab täpselt samamoodi põllul ja kole keeruline talle öelda, et kuule, et hakka nüüd toimetama niimoodi, et see ei oleks sulle nii optimaalne. Need käsud ja keelud ühest poolt peaks tulema ülevalt poolt, ehk siis poliitikud peaksid mingisugused mängureeglid täpsemini paika panema, aga samas tuleb ka meelest pidada, et põllumehed ja nende esindajad on kindlasti ka väga võimekad poliitikutele ette ütlema, milliste mängureeglite järgi nemad ise tahaksid mängida ja need ökoloogilised mängureeglid, mille järgi loodus üritab samal ajal mängida, üritatakse jätta niimoodi kuskile tahataskusse ja need võetakse välja siis, kui enam mitte kuidagi muud moodi enam ei saa. Aga loogiline oleks, et need asjad võetakse kas samaaegselt arvesse või siis pigem ikkagi lähtutakse sellest ökoloogilisest aspektist ja üritatakse oma tegevusi sellega kohendada. Aitäh. Ma küsin vahepeal, Liina, sinult, et sinu kogemust, et ma tean, et sul on ka mingi tükk maad või kuidas seda ilus oleks öelda ja sul on plaan sellega midagi ette võtta, midagi sa oled juba teinud. Mismoodi sina nagu sellele kõigele mõtled või oma otsuseid teed, arvestades, et sind huvitab ökoloogiline tasakaal, huvitavad linnud ja kõik muu, mulla, elustik ja kõik sinna juurde? Jaa, mul on Virumaal perekonna poolt pärandatud põllumaad ja metsamaad. Maja ümber ja maja all on umbkaudu 1 hektar, mida võib siis lugeda aiamaaks ja mille ma olen registreerinud mahemaaks. Ja mis nüüd sellest aastast ongi mahemaa. Ja põllumaaga ma tegin sama. Sel aastal on veel üleminekuaeg. Ja põldu on mul kokku ligi 13 hektarit. Ma ei ole nüüd päris täpselt otsustanud, mida ma selle põllumaaga tegema hakkan. Mul on erinevad mõtted, mida seal võiks kasvatada. Ja hea on minu põllu puhul see, et ühte põlluserva on jäänud alles veel vana karjatee, mida mööda aeti loomi vanasti üles mäe peale ja mäe alla karjamaale. Nii et see on selline puude ja põõsaste rivi, ehk siis selline maastiku element, mis eriti just siin Lääne-Virumaal heade muldade piirkonnas kipub kaduma.
ja ma vaatan kurbusega siin ümberkaudseid teisi põldusid, kus ikka üritatakse need vähesedki puud, vähesedki põõsad, vähesed kivid, kõik, mis vähegi segab sellist majandamist, kõik sealt välja juurida ja ma imestan, et kas ei ole ka mingisugust õigusakti nende maastikuelementide kaitseks. Et siin meie kandis on isegi olnud kohati teemaks see, et ka muinsuskaitse all olevad mõned kultuskivid on kippunud ette jääma. Et ühesõnaga ma üritan ise teha teistmoodi ja juba eelmisel suvel ma oma põllul siis kasvatasin hoopiski põldlaokesi, nurmkanu, kiivitajaid. Talvel ma nägin seal suuri urvalindude ja rohevintide segaparvi ja teisi linde. Ja nii, et sel aastal siis ka minu põld on täielikult looduse päralt ja sellest ei saa kasu mitte ainult linnud, vaid ka sellest võidab minu joogivesi. Sellepärast, et mul tuleb kaevuvesi 2 allikast, mis saavad alguse sellest samast mäest. Nii, et kõik need herbitsiidid, pestitsiidid, väetised, kõik, mis sinna põllule lähevad, loogiliselt võttes need maanduvad minu kaevuvees ja seda joob mu perekond lõpuks ka sisse. Ja see oli lisaks loomulikult looduskaitsele üks põhjuseid, miks ma otsustasin seda teed minna. Ehk siis ma ei majandagi hetkel ja ma põhimõtteliselt maamaksu näol maksan sellele kõigele peale. Pluss veel lisaks need mahemaaks registreerimise riigilõivud. Nii, et selline huvi on mul siis hetkel. Ja seda kuulates ilmselt nii mõnigi ütleb, et no jaa, sul on see luksus ja sul ei ole vaja sealt mingit saaki saada ja sul ei ole selleks sul ei ole vaja sealt raha saada, et ilmselt väga palju, mis põllul toimub või toimumata jääb, saab takistatud selle poolt, et on selline ettekujutus, et muidu jääb tulu justkui tulemata. Ja võib-olla see on see teema, mida Markol palusin seletada, et mida siis võib-olla teha, või kuidas mõelda, et see tulu justkui ju ei jää tulemata, on ju. Lihtsalt mõtleme niimoodi laiemalt. Aga Marko, on sulle miskit praegu kommenteerida Liina jutu peale? Jaa, ma Liina jutu peale küll kommenteeriks kohe sellised struktuurelemendid maastikus, olgu need teed, võsad, kraavid, mis on võssa kasvanud, sellised kindlasti ainult rikastavad põllumaastikku ja paljud linnud saavad neid kasu. Ja ma nüüd korraks hüppan paari kuu taha, kui ma tudengitega lahendasin ühes aine raames Eesti hanede probleemi, kus ma andsin tudengitele probleemülesande, et vaadake, kuu aja pärast on haned Eestis, kuidas teie selle probleemi lahendaksite meie põldudel. Siis esimese asjana, mille tudengid välja pakkusid, oli kohe, et põllud tuleb jagada väiksemateks tükkideks, istutada sinna puuderibasid, sest et on teada, et kõik sellised asjad esiteks häirivad muidugi hanesid, sealt võivad kisked välja karata, aga loomulikult ka sellised struktuurelemendid suurendavad maastikurikkust ja loovad väga palju võimalusi teistele põllulindudele. Aga Liinale ma ütleksin veel niimoodi, et vaata, et sa liiga kaua oma põldu sööti ei jäta, sest et see mõjub jälle omakorda lindudele halvasti ja see on põldude sööti jätmine on võib-olla nii mõnelegi linnule katastroofiliselt meil siin mõjunud. Ja nüüd mõiste niidurahu. Mis see on, Marko? No need, kes kujutavad ette, mis asi metsas linnurahu, siis samasugune asi toimub ka niidul. Selles mõttes, et suur hulk linde pesitsevad meil niitudel ja seal rohus teevad oma pesa kas rohukõrte ülemisse otsa lausa maapinnale või põõsastikku, mis seal niidu peal kasvab kuskil. Ja et need linnud saaksid rahulikult oma pesitsused ära lõpetada, oma järglased üles kasvatada, siis tuleks lasta neil suhteliselt rahulikult olla, mitte siis kas silo teha, seda majandada, põhimõtteliselt lihtsalt, et lasta lindudel oma pojad üles kasvatada ja kui palju seda nüüd järgitakse, see on jälle,
maaharijatel, maapidajatel on ka oma ettenägemine või arusaam sellest, kuidas seda niitu majandada, sest et on selge, et tänapäevane tehnoloogia võimeldab suhteliselt kiiresti sealt niidult selle heina maha niita ja silorullidesse pakkida või temaga midagi muud teha. Ja seda ka mitu korda hooaja jooksul, mitte ainult ühe korra, vaid ikkagi korduvalt, heal juhul mõnel pool isegi võib-olla 3 korda. Ja kujutage nüüd ette seda vaest lindu, kes seal üritab poegi üles kasvatada. Tõenäosus, et ta suudab sellisel niidul kas või ühe pesakonna poegi üles kasvatada, on suhteliselt väike. Ja isegi kui ta läheb õnneks ja seal ta suudab oma pesitsuse ajastada sellisele ajale, kus traktorid ei mölla vahepeal ja rohi on kuskil kuidagi madalam, siis tõenäosus, et ta langeb mõne kiskja ohvriks või ka mõne röövlinnu ohvriks on üsna suur. Nii et see on ka üks põhjus, miks mõnede põllulindude arvukus on üsna märkimisväärselt kahanenud. Ja mõnikord öeldakse küll, et me võime siin ju majandada neid põlde nii palju, kui kulub, aga vaadake, mis Aafrikas toimub, seal, kus linnud pesitsemas käivad või mitte pesitsemas, talvitamas käivad. Et seal ju tegelikult on probleemid, siis viimased uuringud näiteks meie kaks kõige tavalisemat põllulindu, kiivitaja ja kadakatäks, nende andmed Euroopast näitavad küll, et just pesitsusaladel toimuv on see, mis nende arvukust vähendab, sest et vanalindude ellujäämus on suhteliselt normaalne. Need, kes üles kasvavad, talvitamas ära käivad, tulevad tagasi, nendega pole nagu häda midagi. Et ellujäämisprotsendid on päris head. Aga see, kui palju või õigemini, kui vähe poegi neil õnnestub meil siin Euroopas üles kasvatada, see on see, mis ajapikku neid populatsioone järjest väiksemaks kahandab. Mis me siis peaksime tegema või mida varem teistmoodi tehti? Varem hästi lihtne on öelda, et ennem seda, kui meil tööstusrevolutsioon toimus, pidime me lootma sõna otseses mõttes enda ja hobujõududele. Nüüd on meil kätte antud meeletud vahendid, et edukamalt ja efektiivsemalt toitu toota. See edukus ja efektiivsus on muidugi siuksed suhtelised mõisted, igaüks vaatab seda enda mätta otsast. Kuid tuleks linnusõbraliku majandamise seisukohast tuleks muidugi silmas pidada, et mitte kasvatada neid monokultuure ja võimalikult mitmekesisena hoida neid põllumaid. Kuidas seda põllumehele selgeks teha? Siin ilmselt see peabki kuidagi läbi erinevate toetussüsteemide käima, sest et nii nagu ma alguses ka ütlesin, kui ikkagi on võimalik põllumehel võimalikult efektiivselt seda põldu harida ja võimalikult palju vähese pingutusega kasumit teenida, siis ta teeb seda ja teda sellest süüdistada oleks natukene kohatu. Aga kui ülevalt poolt mingidki käsulauad ette pandaks, siis on lootust seda asja natukenegi parandada. Seda, et nüüd kõik läheks üle mahekasvatusele, see on niisugune helesinine unistus, kuhu me ilmselt kunagi ei jõua. Mõnes mõttes me võime ka Eesti põllumeestele kaasa tunda, sest et me peame lähtuma sellest, mis Euroopas toimub ja millised regulatsioonid seal on. Ja see tegelikult, mis pärast Eesti ja Euroopa Liitu astumist toimus, sest et peale seda, kui me iseseisusime, siis tegelikult mõnes mõttes mõjus see põllulindudele hästi ja halvasti. Hästi selles mõttes, et põllupidamine ei olnud kindlasti intensiivne, aga samal ajal suri ka väga palju põllupidamist välja ja paljud põllulinnud kaotasid oma elupaigad ja väga palju maad jäid sööti. Ja kui põllumaa ikkagi liiga kauaks sööti jääb, siis ta ei ole lõpuks ka enam põllulindudele sobilik elukoht. Aga peale Euroopa Liitu astumist võtsime me üle need seal kehtivad reeglid ja sellepärast me neid
silmapiirini ulatuvaid põlde näeme ka, mis on monokultuursed ja mis ei paku just väga paljudele lindudele soodsaid elupaiku. Ma küll ei tea, kas see on praegu õige koht seda küsida, aga mis teeb need silmapiirini ulatuvad põllud nagu paremaks või? Linnu seisukohast ta ei tee kindlasti midagi paremaks. Põllumehe seisukohast on ta parem selles mõttes, et täna on lihtsam majandada. Sa ei pea mõtlema, et kus nüüd mis asi mingi vili kasvab, kus kohas traktor täpselt peab sõitma. Ta on lihtsalt logistiliselt mugavam kasvatada. Majanduslikult efektiivsem. Selge, aitäh. Aga nüüd veidi põllulindudest lihtsalt üldiselt. Kui palju neid Eestis on, kui arvestada üldse nagu kogu lindude arvukust ja üldse, sa mainisid, et Marko, et 60% on nagu vähenenud põllulinde kuidagi nagu Euroopas, et kuidas see Eestis on? Eestis me võime rääkida, et siin viimase 20 aasta jooksul on umbes, see sõltub, mis ajaperioodi vaadata, aga keskelt läbi me võime rääkida, et see langus on olnud vast seal 30% ringis. Et see sõltub muidugi liigist, mõned on rohkem kannatanud, mõned vähem, mõni on täitsa välja surnud. Nii et, aga kui vaadata meie haudelinnustiku, siis umbes pooled meie haudelinustikust ehk seal umbes 100–130 liiki on sellised, keda me võime seostada kultuurmaastikega. Kultuurmaastiku mõiste on muidugi sihuke väga hägune. Me võime sinna alla liigitada nii põllud, niidud, luhad, rannaniidud, puisniidud, ka suuremad pargid või aiad võib isegi sinna alla liigitada. Aga laias laastus võime rääkida, et pooled meil pesitsevad linnuliigid on seotud selliste kultuuri avamaastikega. Otse põllul, keset põldu pesitsevaid linde on muidugi vähem, aga põlluservad, kus põld läheb üle metsaks või mingiks muuks elupaigaks, siis need on kindlasti väga-väga rikkad elupaigad. Ja kui nüüd mõelda, kui põld on suur ja monokultuurne, siis puht füüsikaliselt juba, mida suurem on põld, seda suhteliselt väiksem on see serva osa seal. Nii et ka selle tõttu väga paljud liigid võivad juba kannatada, et ei ole seda sobivat serva elupaika, kus saaks pesa teha ja samal ajal põllu peal pesitsemas või mitte pesitsemas, toitumas käia. Aga millised on need linnud või need põllulinnud, kes siis Eestist on nagu ära kadunud just nende elupaikade kadumise tõttu? No üks liik, kes meil siin oli veel 60-ndatel väga arvukas, oli siniraag, keda võis ikkagi näha väga paljudel põldudel, väga ilus lind, väga särava sinise sulestikuga, kuid teadaolevalt Lõuna-Eestis viimased paarid pesitsesid meil 2010. aastal ja nüüd ta tänaseks on Eesti aladelt taandunud, Lätis teda veel pesitseb. See on ka ühes mõttes hea näide sellisest liigist, kui räägitakse kliima soojenemisest, et kliima muutub soodsamaks, et lõuna poolt tulevad meile uued liigid asemele, siis kuna siniraag Euroopas on olemas ja ta tundub ka, et armastab soojemat kliimat, siis tema puhul võib öelda, et see kliima soojenemine teda ei ole küll päästnud. Pigem on talle põntsu pannud just põllumajandusmaastikel toimunud muutused, kus kas osalt siis ei ole piisavalt palju söötispõlde, sest et tema meil toituobjektiks on just sellised suuremad putukad, keda võib-olla haritavalt põllult ei leia, küll aga selliselt põllult, mis on sööti jäetud, kõik võimalikud rohutirtsud, suuremad mardikad on tema saakobjektid ja nendest ta toituks hea meelega. Loomulikult on tal vaja ka põlluserva mingeid õõnsusi, kus pesa teha, nii et aga paraku praegu on ta meilt kadunud, võib ju loota, et ta kunagi naaseb, aga praegu ma küll ei näe, et ta oleks siia naasmas. Pigem võib arvata, et ta on ka Lätist samm-sammult lõuna poole taandumas.
Aga kas see, kõigepealt see lind ilmselt armastaks Liina sinu seal söötis põllul olla, mulle tundub kirjelduse järgi. Aga kas need linnud, kes nagu kaovad siis meil siin ära, sest need elupaigad kaovad, kuidas uuringud siis ütlevad, kas nad leiavad kuskil mujal need kohad või mitte? Sest me kuuleme ju tihti, et okei, et ma ei tea, mina siin majandan, aga las ta läheb kuskil mujale, et mis tal on, lendab ära lihtsalt. Jah, see on selline, mille kohta ma ütleksin, see on niisugune tore demagoogiline väide, mida saab kasutada, et aga ei ole ju probleemi, siin kõrval on elupaik olemas, vaadake, siin on kõrval on mingi heinamaa olemas, et mingu sinna. No tõenäoliselt need linnud lähevad ka, aga igal elupaigal on siiski kindel mahtuvus, sinna ei mahu lõputult palju neid liike ja tõenäoliselt need järgi jäänud elupaigad on suhteliselt väikesed ja linnud lihtsalt puhtfüüsiliselt ei mahu sellises koguses sinna ära, kui oleks vaja populatsiooni elujõulisena hoidmiseks. On teada jah, et Šveitsis näiteks kadakatäksid, kes kannatavad seal selle hoogsa niitmise tõttu rohumaadel, nad on kolinud mägedesse kõrgemale, kus ei käi niitmist sellisel moel, ja nad saavad seal suhteliselt hästi hakkama, aga need asurkonnad on suhteliselt väiksed. Nii et loota selle peale, et nad nüüd suudaksid kogu Euroopat taastoota, on natuke rumal ja samamoodi Inglismaal kadakatäksid, kes niitudelt on sunnitud taanduma, on leidnud endal pelgupaiku militaaraladel, kus teadupärast ei ole rohumaade harimine just väga populaarne tegevus ja seal nad saavad rahulikult olla. Meie mõistes rahulikult, ma ei tea, kui suur see müra lärm võib seal olla, kui militaaraladel käivad õppused, midagi sellist, aga ka seal nad on turvalise koha leidnud. Kas kadakatäks on Eestis ka levinud liik, et kui me temast räägime nüüd? Ja, kadakatäks on üks, kui me räägime Eesti põllulindude arvukamatest liikidest, siis kadakatäks on seal top 5 sees kindlasti, et ta on meil olemas, aga nii nagu teistel põllulindudel, ka tema arvukus on ikkagi langemas. Aga kes on need liigid Eestis, keda veel on ja keda tahaks siia edasi või nad võiksid ju jääda, sest Eesti võiks ju olla mitte ainult inimeste jaoks, vaid ka siin elavate loomade lindude jaoks. Kes need on ja kas on mingi plaan, et kuidas nende elupaiku siiski püüda säilitada? No eks kõikvõimalikud põllumeeste, kõik need mahetootmist soodustavad toetused peaksid sinna suunda meid viima, et ka lindudel oleks parem, aga ma ausalt öeldes ei näe väga palju selleks, ma ei ole väga optimistlik selles suhtes, et kui vaadata seda intensiivmajanduse ja mahemajanduse suhet, siis see väga optimismi ei sisenda aga kes need linnud on? Loomulikult mina ütlen kohe, et mulle ei meeldi, kui mõni liik siit ära kaob, sest et kui ta siia on tekkinud, siis tõenäoliselt on ta mingil põhjusel siin, juhul kui ei ole just inimene enda siia võõrliigina sisse toonud, aga meil siin Eestis praegu põllulindudest ma küll ei suuda esimese hooga selliseid nimetada. Et tahaks küll, et lõokesed meil siin igal kevadel põldude kohal laulaks. Põldlõoke on ka vaieldamatult kõige arvukam meie põllulind, teda kuuleb, näeb ikka igal pool, lisaks ka talvike, kadakatäks, kes seal veel selles top 5 oli, ei tulegi kohe meelde. Pruunselt põõsalind ka, kes otse põllul kindlasti ei pesitse, aga põllu servas või seal põllu roheribadel suudab edukalt hakkama saada. Ja kes on need, kes nagu hakkavad ära kaduma? Lihtne oleks öelda, et kõik, enamus neist on langustrendis, aga võib-olla paar aastat tagasi oli meil siin aasta linnuks oli turteltuvi. Turteltuvi arvukus on suhteliselt suuresti vähenenud. Euroopas veel eriti drastiliselt, Eestis võib-olla mitte nii palju, aga ka siiski vähenenud ja tema on ka lind, kes otseselt põllul ei pesitse, aga küll väga meelsasti põlluservades, puistutes kasvatab poegi ja siis käivad põldudel seemnetest toitumas ja kasutavad põllumaastikku
nii hästi, kui suudavad. Aga kui mõelda selle peale, kes on näiteks võitnud põllumajandusest, siis esimese hooga võib-olla ei tule inimesed selle pealegi, et mõned meie röövlinnud on sellest suhteliselt palju võitnud. Ka väga väike konnakotkas, kes kasutab põllumaastikku. Põllu harimine talle kindlasti sobib. Tõsi, ka suured monokultuursed põllud talle ei sobi. Tema tahab täpselt samamoodi sellist vaheldusrikast põllumaastikku. Meie Maaülikooli kolleegide uuringud näitavad, et sellised suured rapsipõllud ei ole kindlasti väga head talle ja edukamad on need paarid, kes pesitsevad just mitmekesise põllumajandusmaastiku keskel. Nii et nemad on põllupidajatest kindlasti kasu saanud. No ja kui mõelda näiteks valge toonekure peale, kui kuskil niidet tehakse, siis kümnete kaupa valge toonekurdi kokku lugeda, kes söövad seal konni, hiiri, kes on siis rohusest välja tulnud, ka nemad on kindlasti saavad sellisest intensiivpõllumajandusest teatavat kasu. Ma korra täpsustan, milles see kasu täpselt seisneb, et selles, et kui niidetakse, siis tulevad erinevad teised väiksed loomakesed välja või mis see kasu on täpselt? Jah, see täiendab nende toidubaasi, sest et kõik nii hukkunud konnad, hiired, võib-olla isegi jänesepojad, kes seal põllul on, valge toonekurele on nad väga suurepärane nokatäis ja ka röövlindudele, kes põllumaade kohal tiirutavad. Ka nemad kindlasti peavad seal jahti. Miks mitte jahti pidada, kui rohi on natukene madalam ja nägemine on parem. Nii et kui toidulaud on külluslik, siis tõenäosus suurem seltskond poe küljes kasvatada on ka olemas. Aga nüüd, kui mõelda lihtsalt tavalise inimese peale, kes võib-olla ei ole põllumees, vaid niisama elab oma elu, kas temal on mingid võimalused kuidagi kaasa aidata sellele, et linde ei kaoks nii palju ära? No kui rääkida nüüd põllulindudest, siis loomulikult, kui meil on veel piisavalt palju inimesi, kes ei pelga enda näppe mullaseks teha ja kas või enda väikese aiamaa peal saab lokaalselt linnurikkust suurendada, kui mõistlikult enda põldu või aialapikest majandada, mitte seda mürkidega üle külvata, mitte kasutada näiteks glüfosaati, mille näiteks mõju lindudele on meie jaoks praegu me ei tea sellest väga palju. Alles hiljuti tuli esimene uuring välja, mis käsitles vuttidel glüfosaadi mõju ja mis näitab, et see mõjutab oluliselt näiteks lindude mikrofloorat, nende soolestikku ja nende seedimisvõimet, mis vihjab sellele, et sellel glüfosaadil, mis on mõeldud võib-olla umbrohu tapmiseks, on siiski ka toiduahelat pidi kandub ta edasi ka kõrgematele tasemetele lindudesse ja lõppkokkuvõttes ka miks mitte inimestesse ja millised tema lõplikud mõjud on, seda me päris täpselt ei suudagi prognoosida. Siin tasub võib-olla mõelda mineviku peale, kui meil tuli põldude peale DDT, mis oli ka alguses. Vau, milline suurepärane põllumürk, tapab kõik ära ja jätab taimed ellu ja nüüd me teame, mis see tegelikult näiteks röövlindudega tegi ja ka inimeste endiga. Aga kas siis näiteks, kui ma lähen poodi ja valin öko või mahetoote, kas ma siis ka kuidagi kaudselt toetan seda, et linde ei hukkuks nii palju või lindude pesitsuspaigad ei häviks nii palju või? Kaudselt võib-olla tõesti. Mahetootmisega võib muidugi olla see, et mina näiteks ei ole kindel, kas kõik mahetoodangust tulnud tooted ka tegelikult mahetooted on, et siin on natukene sellist mõtlemise kohta, et kui inimene tahab olla kindel, et see tõesti on väga väikese ökoloogilise jalajäljega, siis tasub eelkõige üles otsida enda kõige lähim talunik, kes ise põllu peal kasvatab ja temaga suhted luua. Muidugi kõigil ei ole see võimalik, aga jah, lihtsustatult öeldes võib öelda, et kui sul on võimalik valida nii-öelda tavaporgandi ja maheporgandi vahel ja sa võtad maheporgandi, siis tõenäosus, et linnud sellest võidavad, on siiski suurem kui suurelt põllult ostetud saagi tarbimisel.
Aitäh. Liina, millised on sinu mõtted ja kommentaarid tekkinud nüüd vahepeal? Ja, ma tahaksin öelda selleks glüfosaadi kohta veel kommentaariks, et kui ma siin talunikuga, kes minult põldu rentis, aastaid ei pikendanud enam lepingut, siis meil oli ka selline jutuajamine siis mahepõllunduse teemal ja ma ütlesin talle, et ma oleksin valmis temaga lepingut pikendama, kui ta majandab seda maad mahedalt. Aga no ta ei ole praegu sellel lainel ja tema näiteks on seda usku või vähemalt nii ta mulle ütles, et no, et see glüfosaat ja kõik need muud kemikaalid, et no nad teevad oma töö ära ja siis kuidagi nagu hajuvad ära, haihtuvad õhku. Ja noh, nii ta mulle ütleski, et mulle tundub, et ta on väga tore inimene, iseenesest inimesena ta mulle väga meeldib, et siin on ka põllumeeste harimisel või vähemalt osade harimisel omajagu tööd ära teha. Ja ma olen pannud siin enda ümbruskonnas tähele, et osad need põllud, kus need maastikuelemendid on kadumas, puud, hekid, põõsad, on vist ka siin mõne kohaliku majandada, et ma vist tõesti võtan julguse kokku ja lähen räägin nendega, et võib-olla nad lihtsalt ei ole teadlikud. Et ma olen ju ise olnud ka kunagi hoopis teadmatum aiapidaja ja üleüldse tarbija. Ja need muutused on mingi hetk tulnud, mingil hetkel on see info minuni jõudnud, et kui ma teen nii, siis tulemus on selline, mida ma pikas perspektiivis tegelikult ei soovi ei endale, perele ega keskkonnale. Nii et ma arvan, et üks võimalus ka, kuidas olukorda paremaks muuta, on tõesti kõigepealt anda oma tegevusega teistele eeskuju ja siis vaadata, mis toimub sinu lähiümbruses, mis toimub sinu külas. Kellega sa saad rääkida, kelleni sa saad infot viia. Niimoodi ilusti, rahulikult, viisakalt, etteheiteid tegemata, sellepärast, et ma arvan, et selliseid inimesi, kes saavad aru, kui kahjulik on nende tegevus ja ikka teevad seda lihtsalt sihikindlalt rahaahnusest, võib-olla ehk neid on siiski vähemus. Ma mõtlen siin nii põllunduse kui ka metsanduse peale. Ja minu jaoks, kuna ma olen vahepeal elanud ka aastaid Lääne-Euroopas, Kesk-Euroopas, siis on hästi oluline see, et me Eestis ei läheks sama teed, et me ei kordaks neid vigu, mida seal on tehtud. Näiteks Belgias, Saksamaal, eriti Saksamaal, kus on väga suured need maisi ja rapsi monokultuuri põllud ja kuidas seal on tehtud põhjalikke uurimusi, kuidas see kõik on mõjutanud linde ja täpselt neid samu liike, keda ka Marko eelnevalt mainis. Ja kuna Marko mainis ka juba Šveitsi ja kadakatäksi olukorda seal, siis ma ei saa jätta mainimata, et siin eelmise aasta lõpus vist just käis läbi uudis, kuidas Šveitsis on nurmkana täielikult välja surnud, juba kuulutatigi välja surnuks ja hoolimata sellest, et Šveits on rikas riik, on kõvasti raha, nad üritasid igati seda populatsiooni päästa, aga kui ikkagi piisavalt elupaiku ei ole ja selliseid tugevaid asulkondi ei kujune, siis isegi kui looduskaitsesse suunata väga palju raha, siis ei saa tagantjärgi neid valesti tehtud samme ja otsuseid enam olematuks teha. Ehk siis minu soov oleks see, et me Eestis siiski läheksime teist teed ja et me ei kordaks neid vigu, mida on paljud teised Euroopa riigid teinud, kes on meist varem alustanud intensiivse põllumajandusega, aga see on loomulikult mõneti raske, sellepärast et meil on ühised reeglid Euroopa Liidus ja osad nendest reeglitest on olnud kunagi ka päris mõistlikud. Näiteks 1992. aastal viidi sisse selline nõue, et 10% põllumajandusmaast igal ettevõttel peaks olema siis nagu tootmisest väljas. Alguses oli see isegi 15%, aga pärast langetati 10 peale. Aga siis aastal 2008 see nõue kaotati ära, sellepärast et oli parasjagu teravilja puudus, oli vaja toota rohkem teravilja ja peale seda näiteks Saksamaa uuringud näitavad, et kui põllumajanduses hakkas siis põllulindude arvukus kohe langema. Nii et siin osaliselt annab teha ära midagi isiklikul tasandil ja küla ja valla ja riigi tasandil, aga teisest küljest on ikkagi ka vaja, et muudetaks konkreetseid Euroopa Liidu õigusakte. Aitäh, Liina. Kellaaeg on seal maal, et võib-olla hakkame otsi kokku võtma. Marko, on sul midagi lõpetuseks öelda, milleni me saate käigus ei jõudnud? Ega väga midagi lisada ei ole.
kui siis vaid seda, et jah, sellel põllumajandusel nii otsesed kui kaudsed mõjud, otsesed siis sellised, mis kas siis surmavad linde selle niitmise käigus, luhtavad nende pesitsemise või siis ka kaudsed, mille peale me üldse ei oska mõeldagi. Näiteks ilmselt väga paljud ei mõtle või ei oska leida seoseid näiteks Läänemerel sulgivate lindude peale ja meie põllumajanduse peale, kuid need seosed on seal isegi olemas, sest et põllumajandusest merre jõudvad toitained mõjutavad ka merelindude sulgimist. Ja mis siin muud öelda, kui tahate ikkagi, et põllulindudel hästi läheks, siis tekitage ise kas või endale kuskile mikroelupaiku põlluservale. Kas nüüd igaüks peaks vedama endale isikliku sõnnikuhunniku põllu äärde? Kui selleks võimalus on, siis miks mitte? Linnud kindlasti tänavad teid selle eest, ka kõik putukad, aga selliseid mikroelupaiku tekitada, see ei ole just väga keeruline, see lihtsalt nõuab tahtmist, aga nagu Liina ütleski, siin on tegelikult väga palju võimalik ka seadusandlikult ära teha, et reguleerida neid põllumajanduses toimuvaid protsesse. Ma täpsustaks üle, et miks see sõnnikuhunnik seal hea on? No, sõnnikuhunnikus meeldib hullata üüratul hulgal putukatel näiteks, kes omakorda on siis toiduks kõikidele lindudele, kes seal ümberringi askeldavad. Aitäh, nüüd on see selge. Liina, sinu poolt mingi mõte või mis jäi sulle ütlemata võib-olla saate jooksul? Kui juba jutt sõnnikule läks, et ma jätkaksin ka selle mõttega lõpetuseks, et mina olen selles suhtes õnnelik aiapidaja, et minu külas on veel säilinud üks selline talupidaja, selline viimane mohikaanlane, härra Lillemets, kes peab erinevaid loomi ja kelle käest on tõesti võimalik tekitada endale aianurka sõnnikuhunnik, mis mul seal ka olemas on. Põllu peale ma veel ei ole seda viinud, aga tulevikus edaspidi kindlasti ma põldu pikalt sööti ei jäta. Siis ma juba tean ette, et härra Lillemetsa käest mul on võimalik hankida endale sõnnik putukate ja lindude hüvanguks. Suur aitäh kõigile kuulajatele, vaatajatele ja eriti suur aitäh Marko ja Liina teile ja kohtumiseni juba homme, kui meil on järgmine Pesitsusraadio saade. Aitäh!